think you should. I mean, I really think you should. Tere head sõbrad, mina olen Joy ja see on rahulikum vaja tekitada. No tere! Tervitame teid Vape Lounge'ist. Tänases saates räägime väga paljudest toodetest, natukene sellest, mis seaduse muutus meile kaasa tõi ja tegelikult lõpus on meil ka erikülaline, aga sinna jõuame lõpus ja tegelikult veel kõige lõpus. Anname ära natukene raha. Aga toodetest räägime Melo RT-st 25-st, The Dude RDA-st, TFE12 ja Kleito Exo, nagu eelmises saates lubatud. Mis kuupäev meil on? Täna on 1. juuni. Või siis mitte. Jah. Nagu eelmises saates juba mainitud sai, on meie huvi teha ausad reviewsid toodetest sellisena, nagu nad on. Sellepärast, et kõik terve interneti reviewd on igast tootest nii üle haibitud ja jääb selline mulje, nagu kõik asjad ongi täiesti perfect. Seega, me oleme võtnud täna ette absoluutselt murelapsed Joytechi Ocular ja Ocular C. Mingil veidral põhjusel on nad otsustanud panna selle moodi sisse sammulugeja, samamoodi MP3 mängija, suure touchscreeni ja okei, no ütleme niimoodi, et kuju poolest on ta isegi nagu enam-vähem. Aga üldiselt sellega nagu ta head omadused nagu lõpevadki ja veipimiseks ta väga ei kõlba. Ei kõlba ta päris mitmel põhjusel. Esiteks, kui ma ostan endale sisseehitatud akuga moodi 80 vatti, ma kasutan seda mingi väiksema tangiga, mis peaks muga kindlasti terve päev vastu. See ei ole väike kompaktne mood. Sisseehitatud aku kohta on see ikka väga suur klots. Ocular C, sellest ei tahaks üldse rääkida. Kui ma ostan endale 150 vattise moodi, 2 akuga moodi, siis ma eeldan, et ma panen siia peale endale korraliku tangi. 100 vatti, 120 vatti, 130 vatti. Ma võtaks sellest masinast viimast. Hetkel on mul siin peal TFE12 ja mingil põhjusel see aparaat ei luba mul üle 75 vatti panna. Mida teeb 75 vatti juures TFE12? No, ei ole just eriti nauditav vape. Tõesti, Joytech, what the fuck, mida sa nagu mõtlesid selle all? Jah, kahjuks tõepoolest praeguse seisuga on see suhteliselt lihtsalt seisev mood, nagu seega pole mitte midagi peale hakata, hind on ta laetud üsna kõrgeks ja kui keegi tahaks endale sammulugejat osta, siis leiab kõvasti parema hinnaga nii MP3 mängija kui sammulugeja. Järgmisena räägime Stride'ist, mis on jällegi AS-mooduselt, kellelt on tulnud ka Minikin või siis Plague'i mood. Ja tegelikult on natukene veider teha selle Stride review'd sellepärast, et me ei suuda nagu leida halba külge sellel. Võib-olla, kui tahaks nagu ohkida millegi kallal, siis minu jaoks juba isiklikult on see, et ta on ühe akuga mood. Ja mulle sellest nagu ei piisa, kuna ma tõmban ikkagi RDA-sid ja suuremaid tänke. Hetkel ei oska tõesti nagu muud viga tal välja tuua, ta on igavesti asjalik mood. 4 kaupluse peale on müüdud seda, ma ütleks mingisugune 1000 ringis, isegi üle 1000 ühiku ja meil ei ole seni olnud sellega mitte ühtegi garantii case'i. Lisaks on endal kasutuskogemus umbes pool aastat sellega ei ole nagu ühtegi nagu viga sellest nagu välja ujunud. See mood ei võta külge, kriime, kulumisjälgi, mitte midagi. Täisakrüül, väga mugav käes, mõnus. Mis on tavaliselt ühe aku ja sellist, no, ütleme siis mount-to-lung-moodide, mõeldud mount-to-lung-moodide viga on see, või noh, see ei ole viga, need tehakse blank, seal ei ole funktsiooni, seal ei ole mitte midagi erilist. Siin sa saad teha kõike. Sul on muudetav isegi taustavärv, logod, asjad, kõik, erinevad kasutaja seadistused, mälud. Ja mis paneb selle asja nagu kõige kõrgemale meie silmis on hind. Ta on odav klassi moodidega täiesti ühes hinnaklassis ja kvaliteedi kõige poolt ületab nagu selle ikka mitmesajakordselt. Et ma võtan küll väga suure riski, aga ma julgen seda teha, et selle moodi ma nimetan täiuslikuks tooteks.
põhimõtteliselt küll ja tegelikult ei pane ka väga imestama, kuna selle tootja on jällegi Asmodus, kellelt on tulnud nii palju lahedaid tooteid ja muudkui tuleb aga ainult peale. Ja üks parem kui teine kogu aeg ja tõepoolest nagu Rahulik ütles, siis hind jääb tal reaalselt alla 80 euro, mis on minu mõnest suhteliselt imetlusväärne nagu. Ja muidugi peab ära mainima, jälle Asmodus, aku kestvus. Ja, need kiibid on neil ikka väga õnnestunud selles mõttes, et akud kestavad ja on ka kiire löömaga kohe, et selle koili tõmbab ikka kohe käima, ei ole mingit ootamist ja tühja hitti. Nüüd räägime giveaway'st. Nagu ma saate alguses ütlesin, on meil saate lõpus väike giveaway. Tegelikult anname ära lausa 3 inimesele päris head kraami. Selleks ei ole vaja teha mitte midagi muud, kui lihtsalt jagada meie videod, likeida meie Facebooki lehte ja subscribe'ida meie YouTube'i kanalile, kui see nupp on, ma ei tea, kas sealpool või sealpool, kuskil see on. Kui me oleme saavutanud 100 subscribe'i, 1000 vaatamist ja 100 like'i meie videole, siis me anname ära tegelikult 3 täiesti suvalisele inimesele erinevaid auhindu. Selleks muidugi peaks likeima ka meie Facebooki lehte, et selles loosis nii-öelda osaleda või giveaway's ja Facebooki lehe leiad video kirjeldusest. Aga me anname ära 100 eurot puhast raha, close-up'i ka, päris pesuehtne 100 eurot. Järgmiseks anname ära ühe stride moodi, millest me oleme selles videos ka rääkinud ja see on ikka igavesti vinge asi, mida endale võita. Saab ise valida värvi. Ja võitja valib omale värvi ja ühele inimesele kingime ära sammulugeja MP3 mängija pildialbumi. Ka selline väga nifti lahe asi. Nii et likeige videod, kutsuge sõpru vaatama, subscribe'ige meie YouTube'i kanalile ja Facebooki ja üldiselt meie kanal on praegu nii palju uus, et võiduvõimalused on üsna suured. Lisaks sellele, kes ei ole näinud meie eelmist videot, siis panen selle kusagile siia. Meil käib endiselt maitsestaja võistlus pikemalt selles meie eelmises videos ja on võimalik ka võita endale päris toredaid auhindu. Kindlasti minge vaadake seda videot ja võtke osa. Aga suured tänud vaatamast, mina olin Joy, see on Rahulik ja näeme järgmises videos.